ööl, kus petmine enam ei töötanud, hakkas ilmnema midagi aeglast. Mitte taipamine, mitte vastus, vaid kandevõime. Ma nägin, kui palju mu liikumisest oli olnud hirmu liikumine, kui palju otsingust oli olnud vältimine, kui palju valgusest oli olnud põgenemine iseenda eest. Pimedus ei paljastanud mind, ta ei toonud midagi esile, ta ei avanud saladusi, ta võttis ära vajaduse teeselda. Ja kui ei olnud enam, mida teeselda, ei olnud ka enam, mida kaitsta, ei olnud identiteeti, mida hoida koos, ei olnud lugu, mida üleval hoida, ei olnud rolli, mille sisse tagasi minna. Oli ainult hingamine, keha, raskus. Ja see kummaline rahu, mis ei tulnud kergendusest, vaid loobumisest. Ma sain aru, eksitaja ei olnud kunagi pimeduses. Eksitaja oli alati seal, kus ma tahtsin kiiremini rohkem, kaugemale kui kandsin. Pimedus ei andnud mulle midagi, aga ta ei võtnud mult ka rohkem kui see, mis ei kandnud mind enam. Ja siis jäi midagi alles. Mitte vastus, mitte nimi, mitte arusaam. Midagi, mis ei vajanud õigustust ega valgust ega kinnitust. See jäi. Ja see kandis.